Me näeme üha enam asju, mis kuni viimase ajani tundusid võimatud. Poolmeetrised rahejõed Hispaanias. Tragöödia turistidega Türgi taevas. Taifuuni kummaline käitumine Aasias. Venemaal on tormid jõudnud uuele tasemele. Tuuled on saavutanud troopiliste orkaanide tugevuse. USA's veejood uhuvad minema autosid koos inimestega, üle 10 hukkunu. Mis käivitab selle looduslike anomaaliate jada? Selles väljaandes viimase nädala dramaatilisemad sündmused ja nende põhjused, millest ametlikult ei räägita. Hispaania. Alates 13. juunist Hispaania kirdeosas asuvaid Zaragoza ja Terueli provintse on tabanud võimsad tormid koos paduvihmade ja rahehoogudega. Paduvihm on põhjustanud elektri- ja veekatkestusi paljudes kannatada saanud piirkondade linnades. Jõgede äkiline üleujutus muutis Asuara tänavaid raevukateks jõgedeks. Vesi tõusis nii kiiresti, et inimestel oli vaevu aega oma majade katustele ronimiseks. Ja mõned pered, eriti lastega ja eakad, jäid lõksu oma kodudesse, kust päästjad neid evakueerisid. Meditsiinikeskuses arst oli üksi pimedasse tuppa lukku taga jäänud, kaelani vees, ta veetis seal 3 tundi. Ja medõde, kes leidis end peaaegu laeni üleujutatud toast, üritas edutult klaasi purustada, et välja pääseda. Õnneks tuletõrjujad saabusid õigeaegselt. Isegi mitu päeva hiljem mõned Asuara tänavad olid praktiliselt läbimatud ning tormide ja paduvihmade poolt kahjustatud sildade ja teede remont peaks võtma kuni 6 kuud aega ja maksma umbes 6 miljonit eurot. 15. juunil elemendid tabasid Kagu-Hispaanias Albastiani provintsi. La Roda vallas 15 minutiga sadas maha 3,5 kuu jagu vihma. Paduvihmadega kaasnes tugev rahe, mis kohati ulatus kuni 7 sentimeetrini. Tänavad täitusid kuni 50 sentimeetri sügavusega rahejõgedega, mis kergusega pühkisid minema autosid ja prügikonteinerid. 100 kilogrammid jääd kahjustasid elamuid ja linna infrastruktuuri ning ummistasid kanalisatsioonitorusid. Kahjustada sai ka palju põllumajanduskultuure, sealhulgas teravili, viinamarjad ja mandlid. Türgi. 15. juuni hommikul Türgi provintsis Aksaray toimunud intsident. 2 Ihlara orust turismiekskursioonile startinud kuumahupalli kaotasid juhitavuse ja kukkusid üksteise järel maapinnale. Pealtnägijate sõnul hakkasid õhupallid esmalt õhus värisema, seejärel ootamatult kaotasid kõrgust ja siis kontrollimatult kukkusid maapinnale. Esimene õnnetus juhtus Köslükuju küla lähedal. Järsu maandumise tagajärjel piloot suri sündmuskohal ja 19 reisijat said vigastada, kellest 2 raskelt. Teise õnnetuse tagajärjel, mis juhtus Pelisürma küla lähedal, 12 turisti said kergemaid vigastusi. Õnnetuste esialgseks põhjuseks on väidetavalt järsk ilmastikutingimuste muutus ja tugevnenud tuul. Seoses tragöödiaga on kõik õhupallide lennud piirkonnas ajutiselt peatatud ja juuni lõpuks kavandatud festival on edasi lükatud. USA. 12. juuni öösel Ameerika Ühendriikides Texase keskosa tabasid paduvihmad, põhjustades läbi aastakümnete ühe hävitavama üleujutuse. Elementide peamine hoop tabas San Antoniot, mis on üks Texase suurimaid linnu. Siin sadas mõne tunniga 150 mm vihma, kusjuures neist ligi 100 kõigest 1 tunniga. Eriti kriitiline olukord oli linna kirdeosas. Siin San Antonio jõe veetase kiiresti tõusis 2 tunniga 1 meetrilt 7,6 meetrini, mis on võrreldav troopiliste orkaanide ajal valitseva üleujutuse kiirusega. Üleujutusveed uhtusid autosid minema. Umbes miili kaugusel kohast, kus üleujutus oli neid minema uhtunud, leiti 10 puude külge klammerdunud inimest. 13 inimest hukkus. Enamik neist ei suutnud oma autodest väljuda, sest kiirevool seda ei võimaldanud. Ka naabermaakondades esines ulatuslikke üleujutusi, mis sulgesid kümneid teid, sildu ja ülekäiguradasid. Paduvihmadega kaasnesid tugevad äikesetormid ja tornaadod. Venemaa.
11. juunil Tjumeni oblasti Berezovski rajooni tabas tugev torm, millega kaasnesid tugev vihm, rahe ja kuni 25 meetrini sekundis ulatuv tuul. Kõige enam kannatas Berjozovo asula. Vaid 10 minutit kestnud loodusraevu tekitasid kahju majadele ja administratiivhoonetele, langetasid puid ja hävitasid mänguväljakuid. Laps sai vigastusi katuselt rebenenud profiilpleki alla kukkumise tagajärjel. Kohalikud elanikud ütlevad, et nad pole kogu oma elu jooksul siin nii võimsat tormi näinud. 12. juunil Lõuna-Venemaa piirkondi tabas tugev raju. Tšetšeenia vabariigis ja Dagestanis orkaanituuled ulatusid kiiruseni 40 meetrit sekundis. Üle 100 asula jäi elektrita. Hoonete katused, puud ja reklaamtahvlid ei pidanud elementide pealetungile vastu. Kaspiiski linnas varises kokku Anži Arena staadioni lähedal asuv lava. Šalis tuule käes kokku varisenud müürid surmasid 3 ja veel 2 inimest said vigastada. Ingušias kuni 35 meetrit sekundis puhunud tuuled kahjustasid elektriliine ning koolide, haiglate ja elamute katuseid. 10 000 kodu jäid elektrita. Hävis ligi 2000 hektarit põllukultuure. Tormi ajal katlamajade seiskamise tõttu jäi osa Vladikavkasi linnast sooja veeta. Kabardi-Balkaaria vabariigis Paksani ja Tšegemi linnades sadas kanamuna suurust rahet. Stavropoli territooriumil muutusid tänavad raevukateks ojadeks, mõned autod vajusid vee alla. Jessentukis tugeva vihma tõttu läksid rivist välja 8 alajaama, mistõttu mitu linnaosa jäid elektrita. Krasnodari krais enim sai kannatada Stavropolskaja küla, kus taevast sadas alla tennisepalli suuruseid raheteri. Pealtnägijate sõnul jääkamakad murdsid puuoksi ja hävitasid köögiviljaaedu. Mõni päev hiljem Musta mere rannikut kattis tugev raju. Anapas sadas maha kuni 3 sentimeetri läbimõõduga rahe, mis kahjustas aedu ja köögiviljapeenraid. Novorossijskis vihm ujutas teed üle. Kõige enam sai kannatada Sotši. Mõnes piirkonnas sadas maha üle 6 sademete hulga, tervelt 106,6 mm. Puhkuste hooaja haripunktis rannad jäid suletuks. Mõnes kohas linnatänavatel veetase tõusis ligi 2 meetrini. Vool pühkis minema autosid, majad ja poed said üle ujutatud. Mamaiski kuru laskumise piirkonnas tekkis maalihe, tee oli kaetud tohutute rahnude ja puudega. Tagomõssi külas Ira jõgi paduvihmade tõttu väljus üle kallaste ja ujutas üle osa föderaalmaanteest, tekitades mitmekilomeetriseid liiklusummikuid. 16. juunil Rosa Khutori kuurordis mägedes sadas lund ja temperatuur langes 0 kraadini Celsiuse järgi. Samal päeval Habarovski kraid tabas võimas rahetorm. Kalitšnoje külas kanamunast suuremad raheterad kahjustasid maju, kasvuhooneid, autosid ja hävitasid saaki. Maapind oli kaetud kuni 15 sentimeetri kõrguse jääkihiga ning inimesed labidate abil puhastasid tänavaid. Pealtnägijate sõnul nii võimsat tormi pole olnud enam kui 50 aasta jooksul. Ajal, mil paljud riigipiirkonnad kannatavad ebanormaalselt suurte sademete käes, Rostovi oblasti 10 rajoonis põua tõttu kuulutati välja eriolukorda. Sai kahjustatud üle 500 000 hektari põllukultuure, neist enam kui 60 000 hektarit põllumajandusmaid hävis täielikult. Kongo Demokraatlik Vabariik. 14. juuni öösel Kongo Demokraatliku Vabariigi pealinna Kinshasat tabas võimas paduvihm, mis tuli elanikele täieliku üllatusena, kuna vihmaperiood oli riigis juba lõppenud ja alanud kuivperiood. Vaid 6 tunniga sadas maha 90 mm sademeid, mis ületab isegi aasta kõige vihmasemate päevade päevase normi. Vihmad põhjustasid üleujutusi ja maalihkeid, tekitades märkimisväärset materiaalset ja infrastruktuurilist kahju kõigis pealinna valdades. Maha uhutud teed, hävinud hooned, kahjustatud sillad, need on vaid mõned näited ohjeldamatute elementide tagajärgedest. Paljud metropoli piirkonnad jäid elektrita. Matete vallas täielikult ujutas üle enam kui 500 maja. Kahjuks oli ka inimohvreid. Lemba piirkonnas veevool murdis maha müüri, tappes abielupaari, nende 5 last jäid imekombel ellu. Kokku katastroof nõudnud 30 inimese elu. Koduta jäi üle 36 000 inimese, ohvrite koguarv ulatus 70 000-ni. Taifuun Vutit. Taifuun Vutip oli hooaja esimene ja koheselt näitas palju ebatüüpilisi märke. Ta sai alguse Lõuna-Hiina merest, kuigi tavaliselt tekivad taifuunid Filipiinide ranniku lähedal. Hiinas Vutip tõi endaga kaasa laastavad tagajärjed riigi lõunapiirkondadele. 13. juuni öösel ta tabas Hainani saart troopilise tormijõuga. Sanya maakonnas sadas maha ligi 665 mm sademeid.
ja 14. kuupäeva pärastlõunal Wutip taas väljus kaldale, seekord Guangdongi provintsis, põhjustades tugevaid vihmasadusid. Riigi 83 jõel tõusis veetase üle kriitilise piiri. Vihmadele ja üleujutustele järgnesid maalihked ja mudalaviinid. 14. juuni öösel said kannatada Guangxi provintsi Luchuani maakonna elanikud. Kahjuks 3 inimest jäid mullakihi alla ja hukkusid. Eksperdid märkisid, et selle aasta esimene taifuun tekkis alles juunis, mis on 2,5 kuud hiljem kui tavaliselt. Kuid Hiina territooriumi jaoks Wutip oli üsna varajane nähtus, kuna statistika kohaselt jõuavad taifuunid siia juuni lõpus. Vietnamis, vaatamata sellele, et taifuun riigi kaldale ei jõudnud, selle lääne perifeeria põhjustas 11.–13. juunini keskprovintsides tugevaid vihmasadusid. Näiteks 12. juunil Thuat Hien Hue provintsis Pach Ma rahvuspargis vaid ühe päevaga sadas maha 884 mm sademeid, mis on rekord alates 1976. aastast. Ja mõned ilmajaamad 6 tunniga registreerisid üle 300 mm vihma. Keskregiooni jõgede veetase juunis tõusis viimase 30 aasta kõrgeimale tasemele. Oli üleujutatud üle 3500 maja ning 88 000 hektarit põlde. 10 riigimaanteede ja provintsimaanteede lõigud uhutud minema ja ujutatud üle. Kahjuks üleujutustes hukkus 11 inimest. Samuti troopiline torm Wutip ei mõjutanud otseselt Taimaad, kuid tõi riiki tugevaid vihmasadusid ja tuuli, põhjustades purustusi mitmes provintsis. Alates 12. juunist paduvihmad on põhjustanud pinnase erosiooni ja hävitanud teid. Paljude majade seinad on kokku varisenud ja tulvasvesi on üle ujutanud elamurajoone. Äkilised üleujutused on tekitanud tõsist kahju põllumajandusmaadele ja taludele. 14. juunil Trati provintsis Po Rai rajoonis tugeva tormi ajal puu kukkus majale peale, hävitades selle täielikult. Majas viibinud 10-aastane poiss hukkus rusude all. Ka Laost ja Kambodžat on tabanud troopiline torm Wutip. 3 päeva kestnud tugev vihmasadu põhjustas ulatuslikke üleujutusi, mis uputasid maju ja põlde ning paljud teed uhus minema ja nad muutusid läbimatuteks. Miks loodusõnnetused tänapäeval nii kiiresti sagenevad? Esimene ja peamine põhjus on astronoomiline tsükkel, millesse päikesesüsteem siseneb iga 12 000 aasta järel. Selle aja jooksul saavad kõik selle objektid, sealhulgas Maa ja isegi Päike, välistest kosmilistest mõjust lisaenergiat. See liigne energia veelgi rohkem soojendab meie planeedi tuuma, mille tagajärjel sulaaine liikumine sügavustes intensiivistub, magma hakkab aktiivselt tõusma, tektoonilised ja vulkaanilised protsessid sagenevad, ookeanid kuumenevad üle, atmosfäär muutub niiskemaks ja ebastabiilsemaks. Kõik see käivitab ahelreaktsiooni, sellest ka maavärinad, ilmastikuanomaaliad ja järsud kliimamuutused, millega me üha sagedamini kokku puutume. Paljud neist nähtustest on inimkonnale uued ja tänapäeva teadusel pole aega nende ulatusele ja kiirele kasvule reageerida. Me seisame silmitsi protsessidega, mida varem ei eksisteerinud, mis tähendab, et vajame erinevaid lähenemisviise. Ainult ülemaailmsete teadmiste ja jõupingutuste ühendamine aitab leida tegelikke lahendusi. Teadus peab end võimalikult kiiresti ümber struktureerima ja uutele väljakutsetele adekvaatselt reageerima. Esimesed sammud selles suunas on juba astutud. Allatra teadusringkondade pakutud juba Siberis testitud meetodid ja tehnilised lahendused on tõestanud oma tõhusust ning on võimelised lähiaastatel leevendama ja stabiliseerima kliimakatastroofide kasvu planeedil. Kuid vaid inimestest sõltub, kas neid tehnoloogiaid rakendatakse kõikjal kogu inimkonna hüvanguks.